Nii. Tere tulemast tagasi. Jaa, tere tulemast tagasi. Hakkab siis Hispaania Terva versus Hispaania kolmas osa lahingust. Mänguviisiks on triod. Tutvustame teile kommentaatorid, kes on tulnud ka tööle meile siia. Siin on kommentaator, kes võtab kohe selle töö üle. Asjatundja kommentaator. Õnneks keegi ei vaata praegu ja keegi ei kuulnud seda. See on kõik läheb alavõttu. Kommentaator. See on kõik YouTube. Nad saavad järgi vaadata. Pärast paneme YouTube üles. Võiks. Siit saab seda keelata. Natuke niimoodi üles olla. Ja no Soomi ka siis, kui tahate. Aga praegu töötab. Sa tahad tõesti, et mina pean rääkima? Palun, jaa. Sa midagi asjalikku ka. Ma olen siin... Kuule, aga ma ei näe midagi, ühtegi vaatajat ka ei ole. Oota, nad tulevad kohe. Ma saatsin nad ennast praegu ära teha. Mängud käivad juba või? Siin asjatundja ei saa arugi, et mängud hakkasid. Kumba mängu siis vaatame? Vaatame siis Moensi enda mängu segatriot. Vasakust nurgast näeb teeka teist mängu, et Hispaania klubine paistab olevat Gran Via. Esimest korda siis Eurocupil. 20 aastat läks Hispaania-sugusel petangiriigil aega, et selgitada, kes sõidab Eurocupile. Suur riik ei suutnud otsustada, kuidas selgitatakse sõitja. Kahjuks taustainfo puudub, et ei tea, mismoodi see selgitati neile, et kas määrati või olid mingid Hispaania klubide võistlused. Nii, esimene moor sega trios mängu maa. No üle 7 meetri kindlasti ei ole. Ja natukene tagakuul. No, sega trio taktika ilmselt näeb ette, et peab asetama. Kõrva mängib siis koosseisudes segatrios Veronika, Robin ja Aigar ja tavalises trios vabandust. Segatrios mängib Mari, Sarri ja Kaur ja see on meil on segatrio küll, aga vastastel on tavaline trio. Noh, kohe eksimus. Meil läheb kolmas kuul ja 2 peal. Ja paistab, et lihtne väljak, kui pihta visata. Väljak isenest käisin proovimas jalaotsaga. All on krobeline betoon ja peale on visatud graniidisegu, siuke 1–5 senti. Ja karoosõu jätkub. Segatrios esimene voor läks nadi välja, teis on endiselt 0-0. Hispaanlased asetasid, meil on käes veel 3 kuuli, Eestil on 2 kuuli. Tegelikult võib-olla teooria ütleks, et võiks lüüa, kuna on 2 järgmist, aga miks mitte asetada esimeseks. Aga asetamine on nagu kahuriliha etteandmine. Nadisse kinni oleks nüüd päris hea lukku.
läheb ja läks kahjuks pikaks natukene. Pole midagi teha, 2 peal, 2 käes. Meie võistkond mängis 3 kuuliga, mis on igati okei Eestis, aga siin jääb tiba väheks. Tase nõuab 4-5 õnnestumist, või 5-6 õnnestumist, et voorus punkti saada. Neli punkti vastastele esimest voorust. Õnnestusid kõigi 6 kuuliga. Ja kuna tuli üks karoo ka, siis 3 punkti. Huvitav, kas see üks siis liikus välja? No ilmselt. Nii, keerame natuke siia poole. Ikka. Meie coach oli natukene koduvile, päris 3 punktiga, aga ikka oli 4 punkti. Nüüd on täpselt siuke kuul. Mängumaa on nüüd veidi pikem kui eelmises voorus, on siuke 7-8 meetrit. Veronika viskab püsti. Eest kuulist mööda, aga see läheb löömiseks siin. Ja kahjuks, või mis kahjuks, hea vise, veel läks sinnapoole põske ka, et kuul tuli snadi juurde. Tegelikult mida kõik ise nägid ka. No Robin, meie kaitseväelane, väga hea ise ja snadi natuke liikus. Jäi. Väga super. Kui kogu aeg vastane läheb ringi peale oma viset, siis on mängu moodi asi. Issanda vibu püss. Jälle tuli snadi juurde tagasi. Siin on päris huvitav vaadata, et Hispaania on nüüd esimest korda klubide võistlusel. Et kas lõpumängudes on ka Prantsusmaale vastast neist. Meil kahjuks möödulöök. Vastastel 2 peal, 3 käes. Meil ka 3 käes. Aga väljakul on tagaservas on seal piirjärves üks kuul. Eeldame, et see on meie kuul. See võib muidugi nende kuul ka veel olla, siis on nendel 3 peal ja kui me nüüd augu teeme, siis võib siin olla siin päris kehv seis. Eeskuul takistab nüüd seda otsest lukku panemist ka sealt. Intsumehed tuleks paremalt. Veronika tuli vasakult, aga pani pikaks. 2 on endiselt peal. Aigar peaks saama nüüd hea kuuli, et midagi päästa selles voorus. No nii. Tuli peaaegu lukku. Esimeseks ei tulnud, aga seal polegi oluline. Tegelikult oleks võinud jääda veel kinni sellele kuulile, aga põrkas eemale natukene. Minule tundmatu hispaanlane tegi augu, sellepärast ta ilmselt ongi tundmatu. 2 kuuli on veel käes. Või oma ära.
nüüd on Eestil 1 peal ja kolmas kuul. Nii et suuremat katastroofi ei tulnud sellest voorust. Alged oli tõhus, aga rong sõitis paralleelteelt mööda. Aga asetaja jäi sinna ja 2 punkti juurde Hispaaniale. Teises mängus seisu pole. Teises mängus kahjuks seisu meil ei panda. 1-0 on seis. Sinna poole löödis Nadja auti. Seis on 1-0 siin mängus. Meie kasuks. Kõrva kasuks tähendab. Nii, nüüd läks jälle siuke 7 meetri mäng. Kas me näeme ka siit midagi või? Äkki nii näeb paremini. Niimoodi on lihtne asetada, kui Jeesus on võistkonnas lööja, et siis ükskõik kuhu viskad. Ja siis tuleb muidugi Põlvarandmega välja ka. Robin saab jälle lüüa. Või neljanda. Nii, Robinilt pihta löök siin vahepeal. Siin segasid pealtvaatajad mind. Ja Hispaania asetaja. Tõstame ja paneme lähedale, mis on huvitav kombinatsioon. Tavaliselt on kas tõstame või paneme lähedale. Et meie laiuskraadidel on seal 2 erinevat viset. Robini teine löök ja teine veel parem vise kui esimene. Robinil on näha natukene roostekiht on peale tulnud kaitseväes. Aga küll see läheb maha, siit tuleb meie. В каком клубе играешь? Видно, что из Парижа. А ты на денек приехал, так? Да, надо играть лучше. Нет, хорошо. Шведы, монстр. Там один чувак, вот, который играет. Вот тут швед. Микс-двойку, да. Только что выиграл микс-двойку. Но мы теты 5 проиграли. Вот, и он сейчас играет, ну, дуплет. Пока что 19 из 20 металл. И все, коров, да, просто монстр. Ну, микс вот сейчас вот играли, мы были 11-0 впереди. Чуть не повезло, они получили 3 очка, и следующий хорошо сыграл. Мне 3 коров сделали. Там поставили 6 метров. Нам надо еще одну выиграть, чтобы там триплеты играть. Это плохо. Женщины слабенькие, мужики монстры, женщины слабенькие. Надо выиграть все эти оттуда уже 10 очков. Да. Ну, надеюсь. Увидимся. Конечно. Если нет, тогда через 2 недели. Да? А на отборы? Да. Nii, siin jälle tuldi segama. Lätlane, meie kõikide suur sõber Edgars rääkis, kui kõvad rootslased on. 5 singlit nad kaotasid Rootsi vastu ja 1 võitsid ja nüüd võitsid 1 sega tupli. Nüüd ootavad, et kui võidavad 1 veel, et kas siis triplitel on mõtet. Nii, aga meie mängu juurde tagasi. Siin vastaste keskmängija, kes eelmises tegi 2 auku, jäi nüüd 2 korda. Meil on Aigaril paremini tunnetud moed sinna, viimane kuul.
aga see jäi natukene lühikeseks ja vastased said 1 punkti. Vastased said 1 punkti siit. Oli võimalus, punkti võimalus oli siit. Viimane kuul oli juba meie oma, aga see algas kõik sellest, et Robin tegi kohe alguses paar head viset. Nii, hispaanlane viskas Madagaskari stiilis nadi näpu otsast. Sellest on ka nüüd tulnud video Facebookis pöörles, et kuidas täpselt kuhu sellest nadi panna ja kuidas visata. Kõik asjahuvilised võivad surfata ja otsida. Mingi Madagaskari mees näitas kohe aegluubis seda ja nüüd on pikem mäng ja tõstame endiselt ja poole vahu. Nii. Robin on leidnud rahulikuma rütmi ja jäi siia natuke suumime välja siit, et näeb viskajad ka. Hea kotis. Julged visked jätkuvad, vaatamata sellele, et meil on päris hea kool seal. Aga tundub, et see killustik on pekstud natukene nendesse otstesse rohkem, et otsad on selgelt pehmemad kui keskel olev väljak. Keskel, kui keskele tõmmata mõtteline joon ja siis sealt kummalegi poole 3-4 meetrit on selgelt vähem killustikku kui siis see osa, mis otstesse jääb. Ma nimetan seda killustikuks, kuigi see on graniidipuru siin vist ilmselt. Nii, nüüd keskmängija jättis tiba kätte kinni vist tundub. Et see... Neljas kuul. Meil on ka selles voorus edu tekkinud. See tuli ära täpselt esimene, nagu ütlevad klassikud. Tegelikult klassikud ütlesid täpselt teine. Aga noh, kõiki klassikuid võib mugandada. Hispaanlased, vanad jutumärkidest laskuvargad ütlesid, et nendel on peal, aga seda tasuks kindlasti mõõta. Noh, noored värsked silmad ei minda mõõtma. Nii, Aigar läheb lööma. Ja mõte, isegi kui läheb valekuuli pihta, siis see ei ole ka paha üldse, et kui läheb ära sealt. Aga põrkas üle, aga snadi liikus täpselt peenelt tehtud. Peenelt tehtud snadi liigutamine. Aga paistab, et see oli suuna peal, aga kuigi see pudru on peal, aga siin ikkagi see betoon põrgatab teda nii palju, et ta ei püsi maas. Nii, hispaanlased lükkasid peale oma eeskuuli, mis oligi korto, sest need olid nii head eeskuulid. Aiga läheb teeb oma teise löögi selles voorus. Nüüd oli varem ise, oli kaart ja värki. Ise ta on pettunud, et ei jäänud. Ülejäänud on kõik õnnelikud, et naksas. Nii, Hispaanialt viimane kuul ja meil 2 käes. Mis teha? Ruumi on siuksed 40 senti.
päris pikk maa on, kas mängida sealt oma suuna pealt või tema suuna pealt, see tähendab pikemaks, et kui tuleb, jääb esimeseks on hea, kui läheb pikaks, jah, seda ongi mõte ilmselt sealt mängida. Ja kui läheb pikaks, siis äkki lükkab vastase kuuli välja. Ja Veronika ise tuli esimeseks. Statistika toimis. Variant number A, B või C, mis igaüks saab ise arvata, mis see oli. Panna esimeseks. Ja teine ise on tugevam, aga läks keeras ära intsuga natuke välja. Punn peas, silm peas, 7-1. Nii, Robmi viskab Snadi. Siuke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meetrit, aga väiksed sammud olid nii, et siuke ma pakun välja, et siuke 8,5, 9 meetrit. Aga see piisavalt pikk, et Veronika asetab püsti. Ja nagu näete, nüüd maandamiskoht oli keset väljakut, kus on vähem seda kruuse ja rullis palju rohkem. Päris huvitav taktika Hispaanial. Mängiks nagu päris mängijate vastu, et minnakse 40 sendist kõrval tagakuuli lööma. Ja tulemus on käega katsuda. Väike mõttetöö. Ja uus löök. No 7-1 oleks 1-7, siis ilmselt asetatakse, aga 7-1 seisul mängitakse teistmoodi. Pihtas jäi ise taha paremaks. Veronikalt teine asetus. Nüüd oleks hea, kui tuleks lähedale. Saaks pressi peale sellele keskmängijale, kes on paar tükki mööda pannud. – 20-30 senti eeskuul, otsas Nadi suuna peal meilt. Aga alguse rabedusest on mees üle saanud. Kindlalt pihta ja minema. Ruumi vähenes 2 meetri võrra. Nüüd on järgi jäänud umbes meeter. See valge laik, ma teil ei paistagi siin. Paistab ikka. See, kuhu Aigari kuul läks, kust läks üle, see on tegelikult laest, aknast või katusaknast tuleb vari või päike, mitte mingi teistsugune väljaku koht. Aigar sai esimese jättis lühikeseks, teise pani julgemalt natukene, aga vastased lähevad oma löömistaktikaga edasi. Nüüd on kuuli edu ka juba, nüüd pole imestada enam, et jätkavad löömist. Kriipsakas, aga ära ei läinud. Nii, vastastel 2 käes, meil 2 käes. Vastastel asetajal, meil Robinil. Snadi küljes kinni peaaegu, aga Snadi liikumas sinna suunda, kus on Veronika ära löödud kuul.
vasakul õige tagumine. Ei liikunud mitte midagi, ainult vastase kuul läks ära. Ja jälle meil viimane kuul. No nii, kui viimane kuul oli, siis ei olnud enam nii lae alla vise. Aga tulemus on sellegi poolest, tulemus on ilmselt paremgi. No nii, meil on kolmandat vooru järjest viimane kuul. Oi. Snadi hüppas sealt kuuli alt välja, mis on ka loogiline. Sest see oli Snadis kinni, aga siin ei saa kedagi süüdistada. Robinilt teavise ja vastaste asetaja sai viimase kuuli Snadisse kinni, nii et kahjuks oleks võinud hüpata natuke vähem, siis oleks olnud. Nüüd mängitakse otse meie suunas. Ma seisan nüüd natuke paha koha peal, ma pean natuke liigutama ennast siit kuskile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ei ole üle 10 meetri see. Nii, kus me paneme siis? Siin oli 10 meetrit, ega me väga palju lühemaks ei pannud. 8,5 meetrit äkki. Silma järgi vaadates. Teises mängus just ei olnud soomlaste väljendit kasutades jänese seljas, et Hispaania juhib 5-1. Jälle tulid siin pealtvaatajad mind segama seda kommenteerimist siin, et teevad nägusid kõrvale. Hispaania asetaja on kaared maha tõmmanud ja hakkab lähedale panema. Ja Robinilt järjekordne hea löök. Võib-olla isegi kahju, et see eelmine löök oli nii hea, et läks rauda, et praegu siukse viskega võib-olla läks jäänud, sest Nadi eelmine kord isegi paika, aga noh, kus sa võtad siuksed visakid täpselt kus. Saad kõrval väljakul pani Harri piiri äärde 10 meetri peale siukse kaarega, et ei saanud aru, kas on asetus või löök, aga Karro tuli. Ikka oli löök. Nii, siin on järjekordne Snadi juures. Ja Robinilt järjekordne löök tulemas. Ja suurepärane vise. Võib öelda. Aigar ei ole jälle rahul, ei jäänud, kuigi jäi väljakule. Nii, mis nüüd edasi siis? Snadi liikus. Just mõtlesin, et see kukkus sinna maha, et kas seda auku eest ära ei tehta, aga näed, ka noormängija taipas, et äkki tasuks sealt siluda ära see, et betoon oleks sees natukene. No nii, ma ütleks, et täpselt sinna kohta, kuhu vastane maandas ja sealt ta üle põrkaski. Oleks krappinud rohkem seda kruusa sinna peale. Oleks parem olnud. Nii, kahjuks 2 auku. Nüüd on seis siis vastastel 3 kuuli käes. Meil 2 kuuli käes. Ja vastastel on siis nüüd niimoodi, et kui siit silma järgi vaadata, siis on 1., 3. ja 5. ja meil 2. ja 4. Aga meil on nüüd läks kahjuks tiba pikaks. Hea vise. Vähemalt vast midagi tegemist. Nendel päris punktide korjamine ei ole. Peavad veidi
paugutama, et need sellest kuulest vähemalt lahti saada. Veronikalt siis viimane kuul. See läheb pikaks. Ja noh, nüüd ei ole enam suurt mõtlemist, et nüüd on isegi see variant, et see kuul on pingist vaadates natukene vasakul. Kui ta kukub sinna snadi kõrvale maha, siis snadi hüppab siia meie suunas ja siin on nende 2 tagakuuli, mis võib mängu lõppu isegi paista siit. Aga miks ta peaks ette maha lööma, kui ta võib nii visata? Kaks peal. 3 tuli sealt. Huvitav, et nad ei läinud seda 2 tagumist lööma, sest nendel on kindlalt siin üks kuul, mis oleks olnud, on praegu hetkel 6, on nüüd 7, et kui see paar oleks ära löödud, nad oleks võinud 5 punkti saada. Aga noh, tulime ju siia mängima. Mängime siis ühe vooru veel. No nii, tundes asetajaid ja vaadates seisu, siis võib eeldada, et nüüd tõstetakse kõrgele see kuul. Mängumaa on seekord tiba lühem, 7 meetrit. Ohoh, ei tea ma sest mängust mitte midagi. Pean lahtise käega meetri pikaks. Nii, meie võistkond tegi vahetuse. Selles mõttes, et võistkonna sees moes asetama. Kohe teine kera, õnnestumine. Teises mängus oli meil viimane kuul, selles voorus, kus Harri alustas Karlova, kuid viimane ise läks mööda ja vastastele 1 punkt, 6-1. Siin peaaegu läks lukku, löödav kuul, aga tugevatel on õnne, nagu vanarahva tarkus ütleb. Ja meie kord Aigarit teine asetus, põhimõtteliselt samasugune nagu esimene. Ja Jeesus jätkab oma tublit tööd. Kahjuks siit nurga alt ei oska öelda, kas neil on 1 või 2 peal, aga ega selle suurt vahet pole, sest ühte neil on vaja ja kuulid on, tegelikult on meil viimase kuuli edu nii-öelda, kui me kogu aeg korda mööda viskame, siis saame viimase kuuli ise visata. See tundus nagu läks natukene kätte kinni, aga veeres ilusti kohale ja kõik hästi. Gran Via CP keskmängija, hirmsa rapsakaga ja vihane pöörlemine tuli sealt. Nii, vastastel 2 käes, meil 3 käes. Nüüd on väga oluline esimeseks saada. Noh, nagu muul ajal see ei oleks, aga nüüd oleks eriti. Aga nüüd ulatasime vastastele võiduvõtmed. Mis siis teha? Robin tundub, et on seda meelt, et tahaks nadi lüüa, kui kehakeele ekspertina siin öelda.
snadilöök, kui sealt nüüd Veronika eest ära läheks, siis oleks väike keskendumine, loodetavasti tuleb hea rahulik vise kaarega. Lendab, ei ole napilt, läks mööda, tundus, et oli hea. Isegi kuna tehti märki, siis minu silmad ei näinud, aga ilmselt tulistamisvõistlusel oleks 3 punkti vääriline. Ja esimeseks vastastel 2 kuuli käes. Kahju sellest Veronika kuulist, mis läks pikaks, et meil oli ikkagi edu selles voorus. Segatrios on seis 6-1 ja siin lõppes mäng ära. Keeramise segatrio poole. Kahjuks ma silmanurgast ei oska teile öelda, mis need kuuliseisud siin on, aga see meie lukk löödi ära sealt niimoodi, et see, kuhu ta lõi praegu, seal kõrval on ka snadi, mis ei liikunud sentimeetritki ja oma kuul ei liikunud sentimeetrit. Nii et ja Maris pani teise kuuli ka sinna lukku ja saab plaksu ka. Oma meestelt ei saanud plaksu, aga snadi on neil seal vahel kinni. Nii. Siin läheb veel törts aega. Või puhtalt. Aga nüüd tekkis seis, kus vastastel on vist, kui ma õigesti vaatan, siis 3 järgmist. Naisterahval viimane kuul. Ei läks üle, kuigi siin kõrval mehed ütlesid, et Karro pidi tulema, aga punkt meile 6-2. Siis ütleme meie poolt vaadatuna 2-6. Kaur viskab snadi, viskas külje auti snadi. Ei visanud ka. Me oleme väga lühaka koha pealt, et me viskame täpselt taga ja snadi on meil kuul visati auti, nagu ma aru saan. Nüüd vastased ei taha üldse mängida. Naisterahvas ei saa aru, miks ta peab esimesena asetamine, aga pea laiali otsast ei näinudki, et me panime juba 1 auti. Seda snadi ei ole vist siit üldse näha veel. No nüüd äkki on midagi näha sealt. Peab kuidagi niimoodi vaatama seda vooru. Kaur läheb teist asetust tegema siin ja snadi on seal. Teine tuli lausa lukku. Super. Maris väidab, et kõrval on peal. Hispaanlane ütleb, et ei ole. Kui ajagraafik paika peab, siis
peale seda mängu on lõuna, peale lõunat on Tõrval Austriaga veel mäng. Nii. Siin vahepeal hispaanlased jäid sinna lugule. Sellega seoses läks nende tagakuul ära. Lauri Kuul jäi teiseks. Harrilt löök tulemas. Ja pole üldse paha. Võib-olla see Outi visatud kuul eksimus on päästetud selles voorus. Vastastel hakkab kolmas kuul tulema. Seis läks natuke keerulisemaks, nendel isegi kõnnitakse edasi-tagasi ja ei ole käed taskus seismist ja lihtsalt muigutamist. Nii julgelt ei mängitagi, et seda lööma läheks kohe. Tavaline segatrio taktika, et me naiste kuulid kõigepealt maha ja siis vaatame, mis saab. Kaotas mõlemale. Nii, asetame veel. Meil 3 kuuli käes, nendel 3 kuuli käes. Natuke üllatav taktika, ma ütleks. Aga ju siis on õige, kui võidud tulevad. Ja Snadisse kinni. Tagant poolt küll kinni, aga seal nüüd aitaks ripsakas ka, et see läheks üle piiri outi. Palju pole vaja. Harril kuul käes. Käsi liikub taha ja liikuski täpselt. Nii, Maris võtab selle kuuli ära ja Snadi märgiti ära uuesti. Parim tulemus, ütleme siis nii, mis sai siin juhtuda. Hallis on 64 väljakut siin. Paljud meist on siin juba, eestlastest on siin käinud mängimas, aga üllatav on muidugi see, üllatav jutumärkides, et prantslased mängivad teist vooru peaväljakul, seal tribüüni ees. Ülejäänud taavad siin muudel väljakutel. Nii, kas see kuul jäi sisse või läks välja? Läks välja. Kiitos. Vahepeal olid jälle siin segajad, pealtvaatajad. Nii, ja siin visati kamaluga kuule outi. Tulles nüüd tagasi selle juurde, kas see naise asetus oli ikka sinna õige teha. Võib-olla oleks pidanud kohe lööma. Hispaanlased siis. Mariselt 1 punkt juurde. 2 on kindlasti peal, kui mitte 3. Mina isiklikult arvan 3, sest miks hispaanlased muidu niimoodi mängisid. Ja see on ka kindlasti. Pakuks 4 punkti või? Kaur näitas mingeid punkte kellegele, aga keegi neid numbrid ei tõsta seal. Nii, nüüd suuvime natuke välja seda värki siit ja lähme. Saab jah? Lähme siia poole ja vaatame, mis siin toimub siis. Siin on segajaid jälle nii palju, et raske on midagi teha, aga Kaur on selle vahepeal pannud Snadisse kinni siin.
siin kuidagi head kohta siin, et ma trügisin siia vahele ka. Väga kummaline, et niimoodi põrkab siin. Siin on nii palju seda pehmet peal, aga ikkagi põrkab päris hästi. 2 täiesti suuna peal, 1 tiba ette, teine tiba üle ja tulemust ei miskit. Nii. Lüüakse veel seda kuuli. Ma pidin natuke eest ära tõmbama, et see siit taga mitte häirida. Nad ei läinud välja. Ja jäi päris hea kuuli. Nii, Kauri teine asetus. See jäi lühikeseks, tundus küll, nii kui käest lahti läks, et jäi natuke lühikeseks. Õigupoolest mitte käest lahti, pigem jäi natuke kätte kinni. Mis siis nüüd teha? Me oleme 2 kuuli visanud, vastased on 3 kuuli visanud. Harril on praegu hästi pihta läinud, et miks mitte lüüa. Mina arvan, et on hea valik. Ai, kaugust oli täpselt kõrvale. Nii, Marise kord. Paneme lähedale ja hea vise, 10 sentimeetrit lühike. Oma lähedalt on võimalus siit kerge vaevaga esimeseks saada, kui nüüd natuke väljas, aga see on kindlalt esimene. Ei keeranud sinna Insuga sinna oma kuuli poole, aga tuli väga edukalt esimeseks. Paanlased lähevad lööma, kuulid 3-2. Ei lausa 3-1 on kuulid, sest Maris viskas oma teise kuuli juba ära. Peab keskenduma see kuulide lugemisele. Viktor pani pihta. Viktor pani 2 tükki pihta see voor. Ja Harrilt tuleb meie viimane kuul selles voorus. Vastasmängijatel on naisel on 2 kuuli käes. Aga see läks piikaks. Oli plaan oma otsa mängida, aga ei miski. Nii, naisel võimalus 2 sisse panna ja 3 punkti võtta siit. Aga meil on seal ees kuul hea, et need tulid blokkisid ära meil ilusti selles vaatamise. Piilume siit vahelt. See tuli punktiks, nüüd lähme kõnnime teisele poole. Aga üks hispaanlane tuli kiusu pärast siia poole kaasa, et ei saagi siit filmida seda. Comment s'appelle? Compartir? Partage? Tõrva petank. TRP Turba.
TPK. Ah, coño. Perdón. TPK. Torba. Live. Nii, nüüd meil vaatajad ilmselt lisandub, sest siin tuli vahepeal seletatud, kus seda üle kantakse ühele hispaanlasele, kes ei osanud tõrva kirjutada sinna oma Facebooki. Aga ta sai selle nüüd sinna kirjutatud ja nüüd ta jagab kogu Hispaaniale. Kohe me oleme 30 miljonit vaatajat on meil. Aga vahepeal on üks voor lõppenud ja siin tuli jälle meil vaatajad siia juurde. Ja vastased on saanud 3 punkti juurde. Nii, meilt läheb teine kuul selles voorus ja 2 korda esimeseks pandud. Vastased sai 3 punkti, siis 9-6 oleme taga. Aga mäng käib. Kuigi see on siuke mäng, et nagu Mongoolia natuke, et midagi ei sõltu sellest mängust enam. Vastasse lööjalt on nüüd viimasest 4 viskest 3 auku ja 1 pihta. Aga mingil naljakal põhjusel on nad saanud ikkagi punkte. Kuskil on mingi matemaatiline error. Hispaania keskmängija, eelmises voorus 2 karood. Nüüd tihta ja oma jäi jälle. Siin ümberringi käib nii palju rahvast ja kõik on tuttavad ka, et keegi peab paar sõna vahetama, sellepärast on see jutt siin natukene katkendlik. Maris pani lähedale. Vastastel 2 kuuli käes, meil 3. Oleks nagu jälle edu. Loodetavasti seekord ei käändu see kuidagi niimoodi, et äkki on jälle vastastel mitme võimalus. Aga. Ja ise sinna. Tundub, et 4 peal. Naisel on 1 kuul käes. Meil 3. Peaks esimesega kohe selle minema saama, siis oleks sealt võimalust aretada midagi. Oi, kui hästi. Väga hea, aga nüüd me viskame, meil on 2 kuuli. Mida mediteerisid? Ma mänd rasitama. Perva plaanib siin juba järgmist mängu. Enne minema. Enne kui 6 kuus. Teeb siin järgmise mängu taktikat juba, aga sinna on veel nii palju aega. Tasuks käia enne söömas ja siis nii. Jälle saime viimase kuuli selles voorus endale. Naisel 1 ja meil Harril 1 kuul. Poeteks. Leikoga tahab. Ikka tahab poeteks. Müra saastajad. Meediamüra. Nii, ja naine jäi ka sinna. Nüüd on neil 4 peal. Ja meil viimane kuul. Põhimõtteliselt on lõpp peal. Harri läks suu kõrvuni, kui kuulis, et vastasel on lõpp peal. Aga vaatame. Ja kindlalt teiseks. Nii et suurem paanika läks üle. Oleks võinud hullemini minna, nii et ütleme, loeme positiivseks. Ma eks muifa dokk või? Sa dokk või?
Kevin asetama. käib. Ma ei tea, mis mukil on. Saad lähedale või? Ja on äkki. Ivo. Siin suumi sisse või suumi välja, aga seda snadi ei paista siit kuidagi. No keera siit. Kõik ütlevad, et keera, tee, aga mida sa siin keerad ja teed, kui... No nii on, nüüd on enam vähem. On mees näha ja arvame, kuhu ta viskab seda, et siis vaatame järgmise viskaja järgi, kas on lähedal või on kaugel, et siis... Ja seisuks on siis 6-10. Väga tobe kuul. 30 senti, kui asetada mitmega seda võita ära. 2-ga, 3-ga, 6-st. Ühega asetada, siis kohe lüüa. Jah, või kohe lüüa. Aga lõpmatuseni siia seda kuuli ei võida nagunii, see on selge. Harril on täitsa okeilt pihta läinud, nii et tegelikult pole üldse paha mõte kohe lüüa seda. Kaart ja värki on, aga ütleks nii, et täpselt kõrvalt mööda on nüüd läinud 3-4 tükki. No, proovime vahepeal asetusõnne. Ja kuuli jagu veel ja oleks sisepõse lukk olnud. Aga nüüd on väljas põse lukk. No mis siis nüüd? Mängime julgemalt sealt pealt ja äkki lükkab seda vastaste kuuli natukene. Ise tuleb esimeseks, aga endiselt jääks see lukk sinna alles. No, kindel esimene, aga kahjuks on nagu kandiku peal. Snadi ja kuulide vahel. Ärklaud tundub väga suurena antud hetkel. Jõuga vasta maha ja ei põrka kuskile. Hispaanlastele jagati küll seda linki, aga vaatajate arv tõuses ainult poole võrra, 14 pealt 30 peale. Nii et päris edetabelite tippu me oma saatega veel ei lähe. Maris pani snadisse kinni. Nii. No, ei hakka siin väga liigutama ennast eest ära, sest mees on juba ringis ja valmis. Ehk me ei sega teda. Nüüd oli kaart ja värk ja nüüd läks kahjuks kõik meie kuulid mängust välja ja nüüd läks sees küll natuke keeruliseks. Halvemal juhul võib siin isegi vastastel 3 peal olla. Need nurgad on küll siuksed, nagu nad on siin televiisorist vaadates, et kunagi ei tea. Jah, nagu hispaanlased kommenteerivad, siin oli tõesti grande shot. Mis siis nüüd? Paneks paremalt sisse, Harril on 1 kuul käes. Vasakult on raske uskuda, et eestlased saavad sealt paremalt võiks isegi parema käeline nagu saada snadisse või pole kinni kuulide lähedalt tulla. Erinevaid mõtteid on siin võistkonnal, treeneritel, kas lüüa snadi, kas asetada esimeseks, kas lüüa seda esimest paha
esimest paari lüüa, et siis oma läheb pihta, läheb näiteks see paarist see vastaste kuul minema ja oma kuul tuleb natukene järgi, aga otsustati lüüa snadi. Täpselt samasugune löök nagu kõik karri viimased 5-6 viset. Ütleme 6 viimased viskest 5 on siuksed, mis on kuuli jagu lühike ja kuuli jagu ringist vaadatud, no siis parem on. Nii, vastastel 3 käes, Marisel 1 ja arutelu käigus selgus, et vastastel on 2 peal, mitte 3 peal, et lõpp peal ei ole, et midagi peavad nad igal juhul tegema. Noh, 1 kuul võib palju olla. Snadisse kinni ja löövad snadi välja, saavad ainult 2, nii et see tuli esimeseks. Nii, ta on natukene ikkagi snadi suuna peal, et see on natuke lühike ja võib see snadi isegi välja minna ja saavad 2 punkti ainult. Ja see vist jäi sinna kahjuks nii, et keegi arvab, et 2 on, keegi arvab, et 3 on. Ei, kõik arvavad, et 2 on. Naisel 1 kuul, mehel 1 kuul, et see mäng ja matš lõpetada. Naise kuul tuleb ja tuli esimeseks. Kahjuks see mäng lõppes ja ka matš Hispaanialt lõppeb. Oleme tagasi eetris peale lõunapausi.